Me oleme siis Jõgeva militaarmuuseumis. See on siis muuseum, mis kajastab sõjaarheoloogiat. Tegemist on ajaloo otsimisklubiga nimega Pommiauk. Iga klubil tekivad vahest huvitavad leidud. Meil tekkisid ka, kunagi me üritasime need ladustada. Parast eksponaati tuli päris palju. Me tegime väljapanekut ja suht kähku see väljapanek kasvas siis suuremaks selliseks formaadiks, mida me pärast otsustasime nimetada siis muuseumiks. Hetkel meil on siin muuseumis viikingute ajast kuni esimese Tšetšeenia sõjani eksponaati välja. 15 000 suurt eksponaati. Ma mäletan seda eset, mida ma üldse leidsin, milles see minu ajaloo huvi tekkis. Vanema lille peenral ma leidsin sõjamedali ja see oli Vene-Türgi sõjamedal. Et siis seal tekkiski selline huvi, et mis see on, mille jaoks, kellele anti ja läbi aasta see kasvas. Siin ongi see huvitav aspekt, et kunagi ei tea, kus sa leiad. Et vahest on olnud, et nädalate viisi surfad arhiive või infotuurid tuled kohale ja ei leia mitte midagi. Ja vahest on ka olnud niimoodi, et lähed sõbrale sauna ja nii kaua kui saun kööb, siis sõid maja ümber detektoriga ja tiirukese ja tulevad huvitavad leidud. Iga eksponaadil on siis oma huvitav ja ainulaadne loo, et mismoodi see eksponaat siia sattus. Kas siis oli kogemata leid lakalt või siis me sõbradega 5 kilomeetrit läbi raba ja soosist iriseme mingi tuvastamata tükk välja. Siin ikka tahaks, et see oleks õige vanamoodne muuseum, kus on ikka asjad, mis näevad välja nagu vanad asjad, mis lõhnavad nagu vanad asjad, et me ei taha minna selle interaktiivi peale, kus on näppu puutuvad ekraanid ja kõik. Mina ei anna mingit, analüüsi, kellel oli õigus, kellel ei olnud õigus, et mina pakun seda võimalust teil endal otsustada, et vot, palun valige, et siin on Vene automaat PPŠ, kõrval on MP, ise saate vaadata, et kumb oli raskem, kumb oli mugavam, samamoodi vormide poolt.